Kolmas peatükk. Sõõriku majandus ja ettevõtlus. Esimene alapeatükk. Kes me oleme? Homo economicus. Ei ole midagi uut majanduslike huvide ja kasvu seadmises inimenust kõrgemale. See on olnud pikka aega ilmne, eriti vaadates keskkonna saastatust, sellega seotud erinevate liikide suremust ja teisi kahjulikke nähtusi. Homo economicus või niinimetatud Chicago inimene on enamiku ühiskonna jaoks muutunud vaevalt küsitavaks paradigmaks. Seoses majanduskasvu ja ökoloogilise kokkuvarisemise vahel on nüüdseks hästi demonstreeritud ning paraku on lootustel rohelisele kasvule või eelmainitud jätkusuutlikule arengule tänaseks vähe alust. Võimalik, et SKT lahtisidumist heitkogustest on võimalik saavutada asendades fossiilkütused taastuvenergiaga, kuid seda ei saa teha piisavalt kiiresti järgides temperatuuri tõusu piirmäärasid vahemikus 1,5–2 kraadi ning võimaldades majandustegevusel senises rütmis jätkuda. Selle põhjus on lihtne. Suurem kasv tähendaks veelgi suuremat energianõudlust, mis muudab selle saavutamise taastuvate energiaallikatega veelgi raskemaks meile järele jäänud lühikese aja jooksul. Isegi, kui see meil õnnestuks, tähendaks taastuvenergiaks vajaliku taristu loomine suurenenud piiratud ressursside kasutamist, mis ei suudaks tänast energiamahukat tarbimismudelit üleval pidada. Seda eriti olukorras, kus selle kasv ei ole mitte peatumas, vaid pigem vastupidi. Sageli nimetatakse seda nähtust ka Jevonsi paradoksiks või tagasilöögiefektiks. Guides to Energy Descent on seda kirjeldanud järgmiselt. 19. sajandi alguse Inglismaal avastas majandusteadlane William Stanley Jevons, et taurumasinate efektiivsuse paranedes tarbis riik tervikuna aga üha rohkem kivisütt, mitte vastupidi, nagu oleks võinud eeldada. See on tingitud sellest, et saadaoleva energia tarbimine toob alati kaasa majandusliku kasu ja seega kasutatakse tõhusamaid masinaid rohkem kui nende eelkäijaid. Igapäevaelus näeme seda ka näiteks sellest, et mida vähem autobensiini tarbim, seda rohkem kilomeetri kipume sellega sõitma. Või mida vähem elektrit tarbib seade, seda kauem me seda kasutame. Teine alapeatükk. Kuhu me suundume ja kuidas on sõõriku majandus sellega seotud? Igaüks mõistab, et kui tahes suur meie maailm ka ei oleks, on sellel olemas füüsilised piirid, mida ei ole võimalik ületada. Palju keerulisem on lammutada tehnotoopilisi müüte, näidata taastuvenergia piiranguid või 100% taaskasutuse võimatust koos sellega kaasnevate kuludega, mis taaskasutusel kahtlemata ka on. Veelgi raskem on eeldada, et me ei ole jumalad ja et peame alandlikult eeldama, et peame elama reeglite järgi. Valitsuste vahelise kliimamuutuste ekspertrühm ehk IPCC asutati 1988. aastal ning 2007. aastal pälvis organisatsioon Nobeli rahupreemia oma tööst kliimamuutuse ja inimtegevuse mõju uurimisel. Sellest ajast alates on IPCC koostanud raporteid, mis kajastavad teaduslik, tehnilisi ja sotsiaalmajanduslikke teadmisi kliimamuutuste ja reageerimisstrateegiate valdkonnas. Juba nende 2018. aasta aruanne näitas, et ainus võimalik viis ohututes biofüüsikalistes piirides püsimiseks on tootmise ja tarbimise tempo aeglustumine arenenud riikides. Taoline lähenemine on ka ökoloogiliselt järjekindlam. Tootmise vähendamine vähendab survet ka muudele planeedi piiridele. 2022. aastal avaldati IPCC 6. ja viimane aruanne. Samu lahendusi toetas ka Valencia ülikooli emeriitprofessor Bono, viidates, et need hõlmavad rahvastiku ja põhikapitali eksponentsiaalse kasvu pidurdamist ja lõpuks peatamist, mis tähendab institutsionaalset ja filosoofilist muutust ning sotsiaalset innovatsiooni. See nõuab elanike ja tööstustoodangu soovitava ja jätkusuutliku taseme määratlemist. Kahjuks olid 20. sajandi 2 domineerivat mõtet, nii endine Nõukogude Liit kui ka Lääneblokk, niinimetatud igavese majandusliku kasvu idee orjad. Mõlemad eirasid oma kulusid, peamiselt keskkonnakulusid. Nõukogude Liidu süsteem langes esimesena oma tsentraliseeriva lähenemise tõttu, samal ajal kui lääne detsentraliseeritud turg, mis sellest tulenevalt austab ka rohkem isikuvabadusi, on vastu pidamas veidi kauem, kuid ka see kukub kokku.
Tegelikult ei seata säästvu arengu diskursustes isegi kahtluse alla majanduskasvu ülimuslikkust. Sellega seoses kritiseeritakse isegi kuulsaid säästvu arengu eesmärke, mille ÜRO võttis vastu 2015. aastal, kui rahvusvahelise üldsuse väidetavat ambitsioonikamat ülemaailmset tegevuskava. Neokolonialistlik ja etnotsentriline nägemus on asetanud mitmed postulaadid arenenud riikide juhtimise alla, justkui oleksid need eeskujuks vaestele riikidele, mida nad peaksid järgima ja jäljendama. Taoline lähenemine peegeldub ka mõnedes seatud eesmärkides, nagu näiteks 12.1, mis räägib tootmis- ja tarbimismudelite rakendamisest arenenud riikide juhtimisel, kuigi suur osa meie tootmis- ja tarbimismustritest on tegelikkuses jätkusuutmatuse mudeliks. Veelgi enam, eesmärk 8 hõlmab otseselt püsiva ja kaasava ja jätkusuutliku majanduskasvu edendamist, järgides 3% SKT iga-aastase kasvustrateegiat. Samal ajal ei tohiks majanduskasv olla omaette eesmärgiks ja jätkuv majanduskasv on lihtsalt füüsiliselt võimatu piiratud planeedi piirides. Kahjuks kipuvad inimesed katastroofi võimalikkuse uskuma siis, kui see on toimunud, ehk siis liiga hilja. Seda näitab kõige ilmekamalt allpool välja toodud kuulus Jakardi vesiroosi paradoks, mille on lahti selgitanud Carlos Taibo. Kujutagem ette tiigi, mille vesirooside arv kahekordistub iga päev. Teame, et 30 päeva pärast on tiik vesiroose niivõrd täis, et nad surevad eluruumi puuduse tõttu. Millisel neist 30 päeval hõivavad vesiroosid poole järvest? Kuigi kiire arutluskäik annab mõista, et õige vastus on 15, siis tegelikkuses on õige vastus 29. Sel päeval on pool tiigist kaetud vesiroosidega, nii et kui vesiroosid korrutada 2, siis järgmisel päeval katavad vesiroosid kogu veepinna. 28. päeval võtavad nad endale veerandi tiigist, 27. päeval 8. ja 26. päeval 16. Oletame, et on 26. päev. Kuigi võib väita, et see on see, mida me oleme teinud, pole niivõrd tõsine, arvestades asjaolu, et vesiroosidega on kaetud vaid väike osa tiigist, siis samal ajal tuleb vastu seista sellele, et vallandunud agressioonide meeletu tempo jätab meid vaid 4 päeva kaugusele lõpust. Võrdluseks, kui SKT jätkab kasvamist 3,5% aastas, siis sajandi pärast on SKT suurenenud 31 korda ning 2 sajandi pärast 961 korda. Kui kasv oleks tõesti heaolu tagamiseks, siis elaksime juba paradiisis. Paraku aga oleme teel põrgusse ja seda kõige otsesemas tähenduses. Vastavalt varasemalt mainitud IPCC raportile tõuseb maakera keskmine temperatuur 3–5 kraadi võrra sajandi lõpuks. See põhjustab mitmeid keskkondlikke, majanduslikke, poliitilisi ja sotsiaalseid vapustusi terves maailmas. Koperniku kliimaamet viitab, et 2020. aasta oli kõige kuumem aasta Euroopas, varasemast 0,4 kraadi võrra kõrgema temperatuuriga. Keskmine temperatuur Hispaanias on tõusnud ligi 1,7 kraadi võrra võrreldes industriaalajastule eelnenud ajale. Hispaania meteoroloogia agentuuri raporti kohaselt on temperatuur alates 1960. aastatest tõusnud umbes 0,3 kraadi igal kümnendil. Lisaks sellele on suvi 1980. aastate algusega võrreldes pikenenud 5 nädala võrra ning poolkuivade kliimavööndide ulatus on 20 aastaga kasvanud enam kui 30 000 ruutkilomeetri võrra ja see on alles algus. Peame lähenema jätkusuutliku arengu ideele mitte selle kasvule orienteeritud aspektist, vaid peaksime seda käsitlema kui kvalitatiivset muutust meie võimest rahuldada oma vajadusi kvantitatiivse toodangu suurendamiseta. Kuigi neoklassikalised majandusteadlased võivad defineerida majanduskasvu kui kaupade ja teenuste tootmise suurenemist, mida tavaliselt mõõdetakse nende turuväärtusega, siis tegelikkuses saab majandus areneda ka kasvamata. 2020. aastal korraldasi 20 looduskaitse- ja keskkonnamajandusteadlust uurimuse, mis selgelt näitas majanduskasvu ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise vahelisi vastuolusid. Uurimuses kutsutakse valitsuste vahelist bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste platvormi üles tuginema oma aruannete stsenaariumile, mis läheb kaugemale majanduskasvu ideest. Tehtud ettepanekud hõlmavad ka ülemaailmsete kaubanduse ja ressursside kaevanduse piirangute kehtestamist või tööjõu vähendamist ja jagamist. Osa pakutud alternatiividest käsitleme hiljem.
Sõõrikumajandus võib küll tunduda abstraktne, kuid mitmed algatused on juba alustanud selle põhimõtete rakendamist, näiteks remondikohvikud, kogukonnaajad, põllumajandustalud, ühistud ja nii edasi. Millistest eeldustest ja eelarvamustest ning raamistikest ja institutsioonidest peame loobuma, ümber kujundama või looma, et üle minna kasvult sõõrikumajandusele? Üheks võimalikuks sammuks on arutada olemasolevaid alternatiive, mis võiksid olla uue majanduse nurgakivideks ning mis oleksid sõõrikumajandusega kooskõlas. Vaatamata teatud erinevustele ja teadmatusele on sõõrikumajanduse pooldajad ühel meelel, et majanduse vabatahtlikuks ja püsivaks vähendamiseks on vaja individuaalset ja kollektiivset poliitilist tegevust. Veelgi enam, 2020. aasta koos sellega seotud COVID-19 kriisiga, kasvava kliima hädaolukorraga ja sotsiaalse ebaõiglusega on jätnud ühiskonnad ristteele ja majandusteadlastelt nõutakse üha enam vastuseid. Vaatamata ülal toodud akadeemilistele edusammudele on õigustatud küsimus, kas majandusuuringud täidavad oma rolli kasvava erakorralisuse ja kiiresti muutuva maailma kontekstis. Rethink Economicsi aruanne Economists and Crisis põhineb 920 majandustudengi ja lõpetaja küsitlusel, milles uuriti nende valmisolekut keskkondlikuks ja süsteemseks kriisiks. Millised olid tulemused? 78,5% vastanutest arvab, et 2020. aasta kriis peaks olema majandushariduse pöördepunktiks. 42,3% vastanutest leiab, et nende majandusõpingud ei käsitle majanduse seotust ja sõltuvust keskkonnast. Vaid 8,5% vastanutest usub, et majanduses tehtavad ettepanekud ei ole poliitiliselt kallutatud, hoolimata tõsiasjast, et enamik peavoolu majandusõpikutest nende endi eelistusi avalikult ei maini. Kuidas defineerivad uuringu autorid peavoolumajandust? Nad viitavad, et maailma õpikutes ja klassiruumides domineeriv neoklassikaline versioon käsitleb oma ainet konkreetse meetodina, mitte aga uurimiseks avatud valdkonnana. Uurimuse autorid tunnistavad, et mitmed majandusteadust õpetavad õppeasutused on omaks võtnud kriitilised, heterodoksed ja pluralistlikud vaated. Siiski märgivad nad, et nende 120 liikmerühma kogemuse põhjal põhineb märkimisväärne arv majandusuuringuid neoklassikalisel raamistikul, kus on vähe või üldse mitte nõutav kriitilist seostust teiste koolkondade ja muude distsipliinidega. Ja kuidas taoline neoklassikaline vaade keskkonnale end positsioneerib? Antud lähenemine tuleneb kartesiaanlikust dualismist ehk looduse ja kultuuri eristamisest. Selle nägemus loodusest kui millestki inimese välisest on hõlbustanud looduse ja selle ressursside peaaegu täielikku omastamist piiramatu majanduskasvu tarbeks. Hermann Hesse tsitaat: võimaliku tekkeks tuleb võimatut ikka ja jälle proovida. Paul O'Connori tsitaat: käesolev põlvkond, kes hakkab järk-järgult mõistma, et hakkab elama palju halvemini kui tema vanemad, hakkab otsima väljapääsu, sest tema eluase ei ole enam taskukohane, avalikke teenuseid kärbitakse ja töökohti napib ning pakutakse pikemaid töötunde madalama palga eest. Ja võib-olla saame vaadata, kuidas teistel aegadel ja teistes kultuurides elanud inimesed elasid oma elu väärikalt ja tähendusrikkalt ning õppida neid õppetunde, mida saame. Sõõrikumajandus pakub välja majandusmudelit, mis põhineb looduslikul, inimeste heaolul ning mitte ainult kapitali kogumisel. Tegemist peab olema ettekavatsetud muutustega, sest eelnevalt planeerimata oleme sunnitud neid muudatusi läbi elama looduskatastroofide ja muude kriiside kaudu. Pealegi saab see eesmärgiks võrdsuse loomist ja diskrimineerimise vähendamist tööturu ja kapitalistliku sotsiaalhoolekande valdkonnas. Sõõrikumajandus kehtetakse piirangud keskkonda laastavatele ja sotsiaalselt mittevajalikele sektoritele, näiteks relvatööstus, reklaamindus, lihatööstus ja nii edasi. Samal ajal toetakse sotsiaalselt olulisi sektorid, nagu näiteks tervishoid, keskkonnakaitse, haridus, sotsiaalhoolekanne ja nii edasi. Vastupidiselt sellele majanduslanguselt nii heldelt ei diskrimineeri. Nagu näeme edaspidi, oleks töökohtade toetamise poliitika eesmärgiks mitte ainult tööpuuduse ennetamine, vaid isegi selle parandamine, lühendades tööpäeva või kehtestades universaalse kodanikupalga. Teisest küljest nõuab androtsentrilisest süsteemist põgenemine ja bioeetilise poole pöördumine vastuse küsimustele, millised vajadusi tuleb ökoloogilise ülemineku raames prioritiseerida ja rahuldada ja millised on tulevikus need vajalikud töökohad
Järgnevalt esitame 3 ettevõtlusideed, mida sõõriku majanduse raames rakendada. Esimene rohelised töökohad, teine tööta vähem, et kõik saaksid töötada, 3. hoolekanne. 3. alapeatükk, rohelised töökohad. Vastavalt rahvusvahelisele tööorganisatsioonile on rohelised töökohad väärikad ja toetavad keskkonna säilitamist ja taastamist. Nad ühendavad endas vähemalt ühte või mitut järgnevast: energia toorainete tarbimise efektiivsuse tõstmine, kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramine, jäätmete ja reostuse minimeerimine, ökosüsteemide kaitsmine ja taastamine ja kliimamuutustega kohanemisele kaasa aitamine. Sarnaselt sellele ka Euroopa Parlament võttis kasutusele ÜRO keskkonnaprogrammi ehk UNEP-i definitsiooni ning defineerib rohelisi töökohti kui igasugust väärikat tööd, mis aitab kaasa keskkonna kvaliteedi säilitamisele ja taastamisele, olgu siis põllumajanduses, tööstuses, teeninduses või halduses. Vähesed inimesed seavad kahtluse alla nende töökohtade arvu kasvu vajalikkust bioloogilise mitmekesisuse kaitse või nõuete kohase jäätmekäituse valdkonnas. Muud teadlaste poolt välja pakutud rohelistele töökohtadele ülemineku strateegia elemendid hõlmavad neid, mis on seotud. Esiteks tootmisprotsesside, tööstuse, ehituse ja kodumasinate kasutamise energiatõhususe parandamisega, teiseks kütte ja suurem osa transpordis elektrifitseerimisega, kasutades taastuvelektrit ja vesinikku, kolmandaks ülemineku tõttu ebasoodsas olukorras olevate töötajate abistamisega koolituse, hariduse, töökoha vahetamise või pensionile jäämise kaudu. Lisaks sellele on COVID-19 pandeemia mingil määral soodustanud üleminekut madalama heitkogusega tööhõivale, kuna paljud inimesed on pidanud harjuma kodus töötamisega või jalgsi jalgrattaga tööl käimisega. Näiteks energeetikas käiksid rohelised töökohad käsikäes fossiilkütuste asendamisega taastuvenergiaga, kuid isegi see ei lahenda energia ja ressursside tarbimise ja heitkoguste tekitamise probleemi. Samuti peaks toimuma tõsine debatt selle üle, millised töökohad on täiesti vajalikud. Uue kriisiga kaasneb tagasipöördumine inimlikuma töö juurde ning paljudel juhtudel otstarbekuse kaotanud töökohad peavad kaduma. Nagu viitab treiner, siis tõenäoliselt kaoks arvestatav osa järgnevate sektorite ametikohtadest. Reklaamindus, transport, pakendamine, ehitus, kosmeetika ja ilutooted, relvatööstus ja nii edasi. Samal ajal kerkivad nende asemel uued majade lammutajad, teede ja tsemenditööstus, masinate parandusettevõtted, permakultuuri eksperdid, kompostimise tehnikud ja nii edasi. Kas miski saab olla demoraliseerivam kui see, et täiskasvanu eas tuleb 5 päeval 7 hommikul üles ärgata, et teha midagi, mida inimene peab tegelikult ebavajalikuks, aja ja ressursside raiskamiseks või isegi maailma halvemaks muutvaks. Selle lausega tuletab Parik meelde, et Kreeber alustab oma raamatut palgatöö vormidest, mis on niivõrd kasutud, ebavajalikud või isegi kahjulikud, et töötajad ei suuda nende olemasolu õigustada, kuigi töötaja tunneb kohustust teeselda, et see nii ei ole. 4. alapeatükk. Tööta vähem, et kõik saaksid töötada. Jorge Riihmann tsiteerib järgmist Heinrich Brölli mõistujuttu. Turist märkab võluvat vaatepilti, kus tagasihoidlikult riietatud kalur lebab suurepärasel rannal vastu liivale jäänud sõudepaati. Ta pildistab teda, pakub talle sigaretti ja nad alustavad vestlust. Miks sa istud siin ja magad kala püüdmise asemel, küsib turist. Püüdsin täna hommikul juba piisavalt kala, vastab kalamees. Aga kujuta ette, käid 3-4 korda päevas merel ja seega püüad 3-4 korda kala. Aasta pärast võiksid osta mootorpaadi, 2 aasta pärast teise, 3 aasta pärast võiks 1 või 2 korralikku kalapaati juba olla. Kujuta ette, mõne aja pärast võiksid ehitada külmutustehase või soolatehase, hiljem lendaksid oma helikopteriga, et leida püügikohti ja juhatada oma paadid nendeni. Või võib-olla omad veoautode laevastikku, et kalad pealinna tuua. Ja siis mis, küsib kalur. Siis selgitas turist võidukalt voolil. Võiksid vaikselt rannas istuda, päikse käes uinuda ja ookeanide ilu üle mõtiskleda. Kalamees vaatas teda ja ütles, täpselt seda ma tegingi, enne kui see siia ilmusid. Euroopas vähenes 19. sajandi lõpuks töötundide arv 3200 tunnile aastas ning 20. sajandi alguseks 1700 tunnile, kus ta on siiani suhteliselt stabiilselt ka püsinud. Oma viimases kampaanias Tööta vähem, et kõik saaksid töötada,
käsitleb Ecologistas in Action igalinuna asjaolu, et viimase 100 aasta jooksul oleme pidanud töötama 8 tundi päevas või isegi rohkem paljude töökohtade puhul. Andmed näitavad, et tööaja vähenemine 25% võrra vähendaks meie ökoloogilist jalajälge 30% võrra, süsiniku jalajälge 36,6% võrra ja süsinikdioksiidi heitkoguseid 10,5% võrra. Teame ka, et vaatamata tootlikkuse kasvule on palgad alates 1980. aastatest stagneerunud. Veelgi enam, vähenenud tööaeg on seotud ka kõrgenenud eluga rahuloluga. On võimalik kärpida suuri kaotusi kandmata. Seda enam, et töö on sotsiaalse konstrueeritud institutsioon ja seetõttu ei ole selle vorm kunagi loomulik, vaid alati kultuuriline. Pariki sõnul on lühem tööaeg soovitav eeskätt 3 põhjusel. Esimene põhjus on seotud võrdsuse, jagamise ja töö jagamise kontseptsiooniga. Kui töökohad on muutumas haruldaseks kaubaks, siis on võimalik töötundide arvu vähendada tööhõive tõstmiseks. Nagu filosoof ja mõtleja Bertrand Russell hoiatas juba peaaegu 100 aastat tagasi, oleme silmitsi seismas ühelt poolt ületöötamise ja teiselt poolt nälgimisega, mis kehtib ka tänapäeval, nagu kahjuks ka paljud tema teised sotsioloogilised tähelepanekud. Samal ajal on oluline välja tuua, et seda tüüpi meetmetes ei ole midagi uut. Sarnased meetmed võeti kasutusele peale suure depressiooni lõppu Roosevelti poolt Ameerika Ühendriikides ja paljudes teistes Euroopa maades peale 2008 aasta majanduskriisi lõppu. Siin tuleb aga alati arvestada, et uued osalise tööaega töökohal peavad olema väärikad ega tohi muutuda vaesumise või ebaõigluse vormiks tööaja suhtes. Teine põhjus on ökoloogiline. Vähem töötamist tähendab vähenenud tootmist, reisimist, ressursside kaevandamist ja saastamist. Bostoni ülikooli teadlased analüüsisid seost CO2 heitkoguste ja iganädalase tööaja vahel USAs. Nad leidsid, et iga tähendav 1% töötundide arvule toob kaasa 0,65% heitgaaside suurenemist ja jõudsid järeldusele, et tööaja lühenemine võib olla keskkonnamõjude leevendamise kriitiline komponent. Norgard väidab samuti, et tööl vähem aega veetmine soodustab ka selliseid harjumusi, nagu niinimetatud aeglane toit või aeglane transport, mille keskkonnajälg on palju väiksem. Kolmandaks ja viimaseks tähendab vähem tööd rohkem aega haridusele, omasteiste hoolitsemisele ja demokraatlikule osalemisele, mis mõjutab positiivselt ühiskonna heaolu ja tervist. Seda toetab ka Kallis, kelle sõnul aitaks lühem töönädal mitte ainult võidelda tööpuudusega, vaid annaks rohkem aega vaba aja tegevusteks ja kooseluks. Siinkohal tuleks aga meeles pidada, et oluline on ka lõpmatu ja tarbijaliku vaba aja veetmise ökoloogiline jalajälg. Tööaja vähendamise strateegiad kaotavad oma eesmärgi, kui vaba aeg kulub Bahama saartel lendamiseks või luksuskaupade ostmiseks. Seda nähtust kutsutakse sageli töö- ja kulutamiskultuuri fortistlikuks lõksuks ning see iseloomustab ühiskonda, kus on vaid 2 rolli, tootja ja tarbija. Seda saaks leevendada erinevate poliitiliste meetmetega, nagu näiteks kodanikupalk. Kuidas võiks taoline ümberkujundamine toimuda? Teadlased pakuvad välja mitmeid viise, sealhulgas enne tähtaegset või ajutist pensionile jäämist või töö jagamist, see tähendab tööaja ümberjaotamist. Antud meetmed ei ole mõeldud ainult töökohtade kogumahu suurendamiseks, vaid pigem selleks, et tööd jaguks rohkematele inimestele. Treiner pakub välja luua kogukondadesse Iisraeli kibutsi asunduste eeskujul töökoordineerimiskomiteed, mis tagaksid, et kõik, kes tahavad töötada, saavad seda ka teha. Tema hinnangul oleks taolistes kogukondades vaja teha palju vähem tööd võrreldes tänapäeva tarbimisühiskonnaga, kus töötame ilmselt 3 korda rohkem, kui seda on tegelikult vaja. 5. alapeatükk, hoolekanne. Paljude teadlaste sõnul on hoolekanne see, millele peaks tööjõu üleminek toetuma. Merkantiilne maailm peab oluliseks vaid seda, millel on rahaline väärtus. Sisemajanduse koguprodukt on antud kontseptsiooni fetišistlikuks instrumendiks. Tegemist on indeksiga, mis sünteesib majanduslikke suurusjärkude arengut, jättes kõrvale need põhiküsimused, mis puudutavad elu ja heaolu säilitamist, nagu näiteks hoolekanne, mida peamiselt teostavad naised. Samuti ei arvesta see vastastikust abistamist, vabatahtlikku tööd ega ka keskkonnamõjusid, mida tegelikkuses taoline arengumudel eeldab. Seega on hoolekanne tänapäeva majanduses jätkuvalt alahinnatud, mis veelgi suurendab soolist ebavõrdsust. Seetõttu on vajalik hoolduskoormuse õiglane jaotus, mis samamoodi nagu keskkonnakaitsega seotud töökohad
suudaks kompenseerida praegust tööpuuduse tõusu, edendades samas väärikamat, tervemat ja jätkusuutlikumat ühiskonda. Mõned teadlased lähevad nii kaugele, et nimetavad seda hoolekanderevolutsiooniks, selle keskse rolli tõttu palju hoolivama ühiskonna loomisel. Millisel viisil ta seda teeb? Läbi rohkema vaba aja ja turvalisuse tagamise ning toetavama sotsiaalse infrastruktuuri loomise. Kõik need eeldused hooldustöötajate positsiooni parandamiseks ja nende töö tunnustamiseks. Huvi pakkuvaks on kahe järgmise eesmärgi samaaegne kombineerimine, rohkem hooldust ja ökoloogilisi ressursse ning vähem ressursside kasutamist sellistes sektorites nagu relvatööstus, elektri- ja söejaamad ning isiklikud transpordivahendid. Üldjuhul on küsimus ühiskonna ümberkorraldamises ja ümberkasvatamises nii, et see oleks võimeline rahuldama tegelikke vajadusi ja säilitaks samal ajal ökoloogilisi aluseid. Veel üks liikumine, mis on taolise eesmärke toetav ning inimesi ühendav, on feministlik majandus või isegi ökofeminism, mis samuti taotleb hoolekande rohkemat tunnustamist. Seda liikumist määratletakse ekologistlasena aktsiooni sõnade kohaselt mõtte ja aktivismi vooluna, mis analüüsib kriitiliselt ökotsiide, patriarhaalse kapitalistliku ja koloniaalse elumudeli aluseks olevaid uskumusi ning mõistab hukka sellega seotud riskid, mis ohustavad nii inimesi kui ka ülejäänud maailma. Seega pakub ökofeministlik majandusteadus analüüsi, mis vaatleb inimese ja muu maailma vahelisi hävitavaid suhteid läbi naiste positsiooni mõistmise majandussüsteemide piiridel. Sellest vaatenurgast vaadatuna on naiste töö ja elu sarnaselt loodusmaailmaga traditsioonilise majanduse poolt ära kasutatud. Antud liikumine väidab, ja mitte ilma põhjuseta, et tänapäeva turumajandusliku korporatsioonide hiiglane ei oleks võimeline funktsioneerima, kui jäämäe veealuses osas ei oleks hoolekannet, mille eest vastutavad peamiselt naised. Huvitaval kombel muudab turg tavalise töö nähtamatuks, mida ei tunnustata ega väärtustata, kuigi just hoolekanne on sageli see, mis on keskkonna ja sotsiaalse jätkusuutlikkusega kooskõlas. Nagu Talisa tuletab meile meelde, on feministid hoolekandega seoses juba aastaid tauninud selle alaväärtustamist ja omakorda naiste alahindamist. Seda tehakse hoolimata asjaolust, et hoolekanne on ühiskonna vaimse, füüsilise ja sotsiaalse terviklikkuse seisukohast ülioluline. Hooldus võib saada pigem taastootmisel kui laienemisel põhineva majanduse tunnusjooneks. Taastootmine viitab nendele tegevustele, mis toetavad elutsüklit ja seda tavaliselt perekonnas, kuid üldisemalt hõlmab see kõiki ülalpidamise ja taastamise protsessi. Hooldustöö on tänapäeva majanduses endiselt soopõhine, alahinnatud ja surutud formaalse majanduse varju. Solidaarsusmajandus on töömahukas seetõttu, et just inimtöö annab hooldusele tema väärtuse. Sellisena on sellel potentsiaali kompenseerida praegust tööpuuduse tõusu, edendades samal ajal inimlikumat ühiskonda. 6. alapeatükk, sotsiaalmajanduse roll. Sotsiaalmajanduse üheks peamiseks ülesandeks on tööhõive tõstmine ja mis ehk veel olulisem, tõrjutud inimgruppide sotsiaalne ja tööalane integratsioon. Klassikalised tööturumeetmed, näiteks karjäärinõustamine, töövahenduskoolitused, annavad sageli viletsaid tulemusi, eriti kui nende efektiivsuse mõõdupuuks on püsivate ja kvaliteetsete töökohtade leidmine. Taolistes olukordades on oluline tugisüsteemi loomine, sealhulgas töökogemuse omandamise ja tööharjumuse tekitamise toetamine. Seejuures peab arvestama isikute olemasolevate oskuste ja vajadustega. Sellest vaatenurgast vaadatuna täidavad töökohti loovad sotsiaalmajanduslikud organisatsioonid palju erinevaid funktsioone, nagu näiteks erinevate teenuste pakkumine. Nendeks võivad olla koolitused, nõustamine, töövahendus ning spetsiaalselt tõrjutud inimrühmadele suunatud töökohad. Lisaks eeldudule toetavad nad tööalaste projektide arendamist ning kaitsevad ja esindavad haavatavate ning tõrjutud inimrühmade huve. Samuti on tööturul tegutsevatel sotsiaalmajanduslikel organisatsioonidel suur innovatsioonikapital, sest nad töötavad väga spetsiifiliste sihtrühmadega, olles nii-öelda teerajajateks riiklikul tasandil. Sageli peavad nad välja töötama omaenda töömeetodid ning koguvad sotsiaalset kapitali, kuna nad tegutsevad kohalikes kogukondades ja nende tegevus on sageli väga kõikehõlmav, ulatudes turust kaugemale. Tänu nendele omadustele loovad nad sageli uuenduslikke projekte, mis arvestavad kohaliku keskkonna eripäradega. Seega tuleb arvestada taoliste organisatsioonide saavutusi tööturupoliitika kujundamisel. Need sotsiaalmajanduslike organisatsioonide omadused ning sihtrühmade vajadustega arvestavad tegevused annavad neile eelise tööturul võrreldes teiste organisatsioonidega.
Nagu viitab Kallis, võivad sotsiaalmajanduslikud organisatsioonid mängida väga olulist rolli ökoloogilisel ja sotsiaalsel üleminekul, kuivõrd neid iseloomustab kõrge vabatahtlike määr, nad ei sea eesmärgiks laienemist iga hinna eest ning oma tegevuses kasutavad nad vähem ressursse võrreldes oma erasektori konkurentidega. Taolised praktikad võimaldavad neil paremini kasvatada solidaarsust ja inimeste vahelisi suhteid, luues suurt lisaväärtust mitterahalise rikkuse näol. Seega koos eelnevalt mainitud poliitiliste meetmetega, nagu näiteks kodanikupalk, kindlustatud töökohad, lühendatud töönädal või töö jagamine töötasu vähendamiseta, võimaldaksid võidelda töötuse vastu ning soodustada samal ajal koos elamist. Antud ettepanekute rakendamine vähendaks majanduslikku ebakindlust, vältides igasugust sõltuvust suurema majanduskasvu hegemooniast ja annaks tööd ühiste hüve toetavate tegevuste näol. Sarnaselt sellele ka kolmanda sektori organisatsioonile iseloomustavad madalamad majanduslikud kulud, sest nad ei maksa ebamõistlikult kõrget palka ega sea eesmärgiks soodsate partnerite vaheliste lepingute sõlmimist. Pigem vastupidi, nende aluseks on altruistlik ja vabatahtlik koostöö. Kuna antud organisatsioonid ei ole ajendatud tulust, siis nende tegevus ei lähtu tasuvusest ning isegi kasumi teenimisel investeeritakse see raha tavaliselt tagasi organisatsiooni. Antud eeldused ongi uue majanduse aluseks. Majandusele, kus stabiilne tootmisvõimsust katab isegi kõige haavatavamate inimeste vajadused, kulutades minimaalseid ressursse, tööjõudu ja jäätmeid ning seda ökoloogiliselt vastutustundlikul viisil. Samuti arvestakse tööde, sealhulgas hoolekande, õiglase jaotusega ühistulise ja mittetulundusliku majanduse raames. Paraku lähtub meie praegune majandus hoopis vastupidistest põhimõtetest, kasumi, tarbimise ja SKP suurendamine. Nagu Teresa Crespo viitab, siis tõrjutud või selle riskis olevate inimeste roll sotsiaalmajanduses ei ole alati sellisel määral tootlik, mida oleks vaja konkurentsivõimelise ja stabiilse tootlikkuse saavutamiseks. Organisatsioonid saavad aru, et kuigi nad võivad sattuda ühel või teisel määral kahjumisse, siis nende tegevus loob teisi sotsiaalse kasutegureid, mis lõppkokkuvõttes õigustavad seda tüüpi projekte. Nende kahe teguri, sotsiaalse ja majandusliku summal, on kahtlemata ühiskonnale märkimisväärse väärtusega mõju, mida ei tohiks kunagi ignoreerida. Rääkida sektori suutlikkuses integreerida tõrjutuse riskis olevaid inimesi, siis see on ka uus töökohtade allikas tänu sellele, et kuni viimase ajani on see suurendanud spetsialistide värbamist, keskendudes inimeste hoolekandele ja sotsiaalteenuste juhtimisele. Raport kolmanda sotsiaalsektori radiograafia Hispaanias väljakutsed ja võimalused muutvas keskkonnas räägib vajadusest ette näha suuri eelseisvaid muutusi, millest mitmed on häirivad ja mõjutavad nii sotsiaalmajanduse organisatsioone kui ka ühiskonda tervikuna. Samuti rõhutatakse aruandes, et kliimamuutus tähendab, et keskkonnaküsimustele pühendunud sotsiaalmajandusorganisatsioonid mängivad selles transcendentaalset rolli. Lisaks sellele võtavad paljud üleminekut pooldavad organisatsioonid kasutusele neid praktikaid, mida me oleme seni pidanud aegunuteks, kuid mis vaatamata sellele häirivad oluliselt vähem keskkonda ja kohalikke kultuure. Sarnane on sotsiaalmajandusorganisatsioonide kaasatus ka tööturul Euroopas. Hinnanguliselt töötas aastatel 2009–2010 Euroopa sotsiaalmajanduses üle 14 miljoni inimese. See pole mitte ainult oluline majanduslik reaalsus, mis moodustab 6,5% Euroopa Liidu palgatööst, vaid ka dünaamiline reaalsus, mis on alates 1990. aastatest pidevalt kasvanud. Mainimist väärib ka sektorist pakutavate töökohtade kvaliteet ja nende stabiilsus, töötajatega arvestamine ning dialoogi pidamine palgatöölistega. Olulisel kohal on koolitused ja praktikakohad, mida on rohkem kohandatud üksikisiku vajadustele võrreldes era- või avaliku sektoriga. Mis aga puutub lepingulistesse suhetesse administratsiooniga ja allhanke teenustega, siis sageli on tegemist iga-aastaste läbirääkimiste ja seega ajutiste lepingutega, mis toovad endaga kaasa ka teatud ebakindluse. See aga muudab keeruliseks projektide ja tähtajatute lepingute jätkusuutlikkuse tagamist. Tegutseda on vajalik mitte ainult kolmandal sektoril ja aktivistidel, vaid eelkõige on vajalikud riiklikud tegevused ja õiguslikud muudatused. Selleta ei ole võimalik üleminek konventsionaalselt kiireneva kasvu- ja tööturumudelilt. Käesoleval ajal puuduvad poliitikad, mille eesmärgiks oleks tarbimise või tootmise vähendamine,
Samuti puudub poliitika, mis hõlmaks kodanikupalka, töö jagamist, lühendatud töönädalat ja nii edasi. On raske ette kujutada, kuidas võiks eelnimetatud meetmeid rakendada neid toetava seadusandluseta. Samas võiksid sotsiaalmajanduslikud organisatsioonid olla sobivaks muutuste vektoriks, sest neil on mitmeid ühiseid jooni sõõrikumajandusega. Nad ühendavad majanduslikke, ökoloogilisi ja sotsiaalseid väärtusi, julgustavad kodanikke osalema kogukonnaelus, keskenduvad kõige pakilisemate ja kohalike sotsiaalsete probleemide lahendamisele, võimaldavad luua vajalikke töökohti majanduskasvu kinnisideeta ning tugevdavad sotsiaalset, majanduslikku ja piirkondlikku ühtekuuluvust.